Nii et mul on hea meel teid siis kutsuda juba meie teisele miniesitlusele. Ma ei kuluta teie aega rohkem kui võib-olla järgnevad 15 minutit. Ja kuna aprill on käes, siis vaatamata sellele, et valitsus otsustas langetada mitmeid aktsiise, sealhulgas ka elektriaktsiisi, meil on täna nii hästi kohe valitud teema, et kuidas tulla kodus toime ka ilma elektrita, siis tegelikult kokkuvõttes on Tupperware meil igal juhul abiline, vaatamata sellele, kas me siis kulutame elektrit rohkem või vähem, aga minu ideed teile täna siit tulevad, ehk siis mul on hea meel tutvustada teile täna 3 toodet, mis kõik on aprillikuus eripakkumises ehk siis sooduspakkumises. Üks nendest on siis meie nii-öelda uudistoode, esimest korda müügis. Siis vahustaja Speedi, millega me siis saame tõesti mainida ja öelda, et see on selline ilma elektrita abiline. Aastaid 23 tagasi oli kõige populaarsem võib-olla ilma elektritöödega Tupperwares toimetulekuks just nimelt meie segisti variant. Aastatega on neid disain muutunud, on suurused muutunud. Seega siis hetkel selline väiksem 350 milliliitri variant. Ja kolmas toode, mida ma siis täna tutvustan ja teile näitan, on siis tegelikult iga perenaise abiline. Eriti väga hea kingitus on ta kõikidele noortele perenaistele, kes alles alustavad oma elu ja oma kööki sisustada, sest meie kogenud kasutajatena võib-olla oskame niisama mõõta, teinekord silma järgi vaadata või kasutada mitmeid abivahendeid köögis, aga noortele on see raske, siis on alati hea, kui selline abiline on kodus olemas. Ja võin öelda, et peale selle toote esitlemist minu esitlustel tihtilugu arvavad ka mõned väga kogenud ja targad inimesed, kes muidu on köögis ilma hakkama saanud, et neil on seda täpselt samamoodi tarvis. Nimi on tal huvitav köögikati, võib-olla just nimelt sellepärast, et toode kuulub enamalt ikkagi kööki, aga võib-olla aastaid tagasi, kui see nimi välja mõeldi, siis kati võiski siis tähendada sellist head koduabilist või köögiabilist. Nii et alustame siis oma tänast esitlust ja ma arvan, et segisti ongi kõige esimene asi, millest ma kohe hea meelega teile räägiksin, sellepärast, et segisti on olnud aastaid, võib-olla küll enam mitte viimasel ajal, aga kui Tupperware on Eestis olnud 24 aastat, siis ta oli esimestel 10 aastal kõige enim müüdud toode üldse. Sellepärast, et kui inimesed hakkasid kokku puutuma Tupperwarega, siis tihtilugu oli esitlejatel ju võimalik seda toodet ilusaks rääkida, seda palju tutvustada ja segisti oli tihtilugu just nimelt see toode, mis sobis kõikidele kööki, ka neile, kes tegelikult ei osanud võib-olla küpsetada, kes kasutasid selliseid lihtsamaid meetodeid, võib-olla tahtsid teinekord kastme sisse jahu niimoodi panna, et kaste kunagi tükki ei läheks, jahutükki ei läheks. Võib-olla oli probleeme ka kisselli tegemisel, et kuidas seda tärklist piisavalt hästi segada, siis tegelikult oli ta abiks nii pannkoogidainale, pärmitaigna segule, kui just nimelt siis kissellile ja jahukastmele, koogelmoogelile, muna omletile, nii et kõikide selliste asjade tarbeks. Ja kõige parem hoiatus alati oli esitlustel see ja ma arvan, et on tänapäevani, et kui kellelgi ei tule mitte kunagi välja vahukoor, siis tehke seda Tupperware segistiga. Sest kui te teete seda elektrimiksriga, kui te teete seda ka meie vahustajatega, siis alati pigem te jätate selle viimase hetke tegemata või viimase löögi löömata, sest te kardate, et kui te nüüd veel seda teete, siis see läheb võiks. Aga kui seda teha meie segistis, siis pannes siia sisse väikese paki vahukoort, sulgedes kenasti kaanega, kusjuures hästi oluline iga sisse pandud toiduaine puhul on jälgida seda, et kork suletakse kõige viimasena, et anumas oleks minimaalselt vaba õhku. Ja kui nüüd sellega loksutada, ehk siis seda vahukoort teha, siis mitte kunagi ei tohiks samal ajal rääkida
naabri naisega juttu, ei tohiks võib-olla telefoniga rääkida, võib-olla võiks ka mehe rahule jätta, et mitte teda tüüdata, vaid lihtsalt rahulikult kuulata seda häält, mida meie tooted teevad ja kuulata, kuidas see vahukursin sees loksub. Ja sellel hetkel, kui ta on kinni jäänud, ehk siis enam loksumist kuulda ei ole, vaat see on see õige hetk, tuleb alati lahti võtta ja ta on saanud sellise hea konsistentsi, sellise hea tugeva vahukoore, mida ta tegelikult mitte kunagi ei õnnestu saada võib-olla elektrimiksriga või ka vispliga. Ehk siis see tunnetuse hetk võib-olla mõned korrad läheb aia taha, aga edaspidi alati tuleb välja. Segisti mõõduga siis 350 milliliitrit, kusjuures väiksem segisti variant siis ilma propellerita, sellepärast et propellerid, kes on suuremaid segisteid näinud, miks seal on propeller ja väikses ei ole, väga tihti ka meie käest küsitakse, et oi, et mul on pakist midagi puudu, te olete mulle propelleri saatmata jätnud. Väikeses segistis siis propeller puudub, sellepärast et mida väiksem on maht ja mida kiiremini vedelik ja kogu segatav asi siin sees ringi käib, seda paremini see vahustus toimub. Kui nüüd on suuremad kogused kui 350 milliliitrit mahtu anumal, on vajalik propeller selleks, et propeller hakkab siis raskuse mõjul ringi käima seal sees ja aitab siis paremini kõike vahustada. Mis on võib-olla lisaboonus nüüd meie uue tüübi segistitel, siin samamoodi ka sellel 350-sel, et siin on ka kaane tarbeks on siis mõeldud välja väga hea töövahend, ehk siis seda kaant saab kasutada eraldi mõõtmiseks. Ja siin on siis sees mõõdud vastavalt siis milliliitrites ja saate siis mõõta kuni ma nüüd täpselt siit ei eksiks, 75 milliliitrit, ehk siis 25, 10, 50 ja 75 milliliitrit on need mõõdud. See on vajalik selleks, kui teil on tarvis näiteks midagi kuhugi taine juurde segada, teil ei ole võib-olla head väikest mõõdunõud, siis te saate alati selle endale segistikaane abiks võtta. Mis nüüd puudutab meie köögikatit, siis nagu juba enne mainisin, et selle kati puhul on tegelikult mitu erinevat võimalust ja varianti. Ta on kenasti kompaktselt, nagu te näete, kokku pakitud, ta ei võta tegelikult väga palju ruumi, aga eraldiseisvatena on siin just nimelt sellised mõnusad abivahendid, nagu siis tsitruspress, mahlapress, et kui on tarvis näiteks mingi küpsetise jaoks, kas siis laimi, kas siis sidrunit või apelsini näiteks võtta ja pigistada. Samamoodi on väga oluline ja hea meelde jätta, et kui te siin ka mingit tsitrust pressite, siis need seemned, mis selle seest tulevad, jäävad alati selle sõela peale, siin on siuke sõel ilusasti näha, jäävad alati sõela peale ja ei ole vaja karta, et need mahla sisse näiteks lähevad. Pärast saate kenasti visata ära ja kasutada siis seda mahla vastavalt kas siis küpsetise jaoks, võib-olla keegi tahab mingit gripijooki teha, nii et on meil olemas oma väike mahlapress. On olemas oma väike riiv sellest komplektist, riiv, millega on siis võimalik riivida selliseid väiksemaid asju. Kui soovite, kas kohe otsa anuma peal või kasutada seda ka eraldi. Ja kui nüüd seda kasutada riivina, siis tavaliselt sellega riivitakse. Riivitakse siis näiteks muskaati, võib riivida küüslauku, võib-olla on natukene kuskile toidu sisse sibulat vaja, ingverit, sidrunikoort, apelsinikoort ja tegelikult, et näiteks, kes tahab beebidele teha õunapüreed, siis võib väga edukalt seda siin riivida, sellepärast et plastikriiv ei lase kunagi värvil muutuda, toidu värvil, seega see õun ei lähe kunagi niimoodi pruuniks, vaid saab siis kena sellise püreesid kätte või kui on siis juba näiteks aurutatud või keedetud porgandid, juurviljad, siis võib ka neid siin kenasti peal püreerida, sellepärast et väikestele lastele ei ole ju kunagi vaja teha korraga liiga palju, aga selline on täiesti paras variant. Anum, mis siin all meil siis ilusasti olemas on tegelikult siis mahuga 200 milliliitrit, on peal siis mõõdud ka ossides, ehk siis kes armastab inglise retseptide järgi küpsetada ja muidu siis 200 milliliitrit. Tal on kaasas ka gaas, see tähendab, et näiteks mina olen ka kasutanud seda kannu
väga tihti kohvikoore jaoks. Et kui ma ostan selle väikese paki kohvikoort, mõned neist ongi 180 milliliitrised ainult, siis ma kallan selle siia ümber ja väga hea ja edukas on sellega näiteks kohvikoort serveerida laua peale, kui teil ei ole koorekannu olemas, või siis ka külmkapis säilitada ja hoida, sest vastavalt sellele, kuidas te siis selle kaane peale keerate, tegelikult siis tekib selline säilitamise võimalus, et õhk ei pääse ligi. Ja viimane abiline, mis siin olemas on tegelikult igas köögis vajalik munaeraldaja. Et see on võib-olla see abiline köögis, millega me tihtilugu kõige rohkem alt läheme. Et me arvame, et me oskame mune eraldada munakoorest ühest teise kallates. Võib-olla me oleme 10 muna ära teinud ja siis see 11. muna kukub meil lopsti selle munavalge sisse ja siis on pahandust oi kui palju, et kuidas kõik rikutud on. Sellepärast just väga tihti kliendid, kes on ennast kindlalt köögis tundnud, peale selle nägemist on valmis ostma kogu selle kati komplekti, et just nimelt seda munaõnnetust enam ei juhtuks. Ja tupperware on konstrueeritud siis niimoodi, et neid saab omavahel integreerida. Seega me saame näiteks muna eraldada tänu nendele diameetritele ka otse segisti peal. Me võime vajadusel ka rohkem endale hommikumahla näiteks pressida. Kui meil on tarvis natukene rohkem midagi riivida või püreestada, siis me saame ka seda teha. Ja vajadusel, kui meil on tarvis näiteks ka natukene rohkem hoida mingit koort või ka piima külmkapis kohvi jaoks, siis me saame seda kasutada ka nii-öelda sellisel moel. Lihtsalt tuleb olla tähelepanelik, et see gaas ei ole hermeetiline sel juhul, et seda kasutada saaks. Nii et hetkel on siis pakkumine, kui muidu on need tooted nii segisti, kui siis ka see köögikati kaunites sinistes värvides meil kataloogis saadaval, siis hetkel on tehtud pakkumine, et kui sa oled valmis ostma endale köögikatti, siis sa saad segisti tasuta kaasa, ehk siis selline vahva köögi või selline majapidamiskomplekt. Aga hoopis unikaalsem tegelane, siis loomulikult on meie uus vahustaja. Ja miks siis oli teema ka selline, et millist miksrit siis valida, et milline on nagu kõige efektiivsem ja parem. Siis tegelikult ei ole siin kohta vaidlemisele, et kes on harjunud ja tahab kasutada elektrimiksrit, loomulikult ta võib seda teha, väga paljudel on erinevad kombainid kodus olemas, on KitchenAid olemas, kõik on täiesti sobilik ja mõelda. Mõni ütleb, et kõige lihtsam variant ja kõige parem ja kõige tulemuslikum on kasutada visplit, ka see ei ole keelatud, ärge siis muidugi unustage osta tupperware vispleid. Kuid kes siis kasutavad meie sellist vahustajat juhul, kui ei ole elektrilist või ostavad ka lisaks elektrilisele. Teda on hea kaasa võtta maakoju, suvilasse, kus võib-olla puudub elektriühendus. Temaga on hea minna õue, temaga on hea minna piknikule. Teda võetakse autokaravanidesse kaasa. Teil on maiad mehed võib-olla, kes sõidavad kaugsõidu auto peal, miks mitte ka neile seda kasutada. Ja tegelikult minule iseenesest meeldib seda kasutada ka siis kodus. Ma teen meie mikserkannudesse ka pannkoogi taigend suuremas koguses, sellepärast, et mulle meeldib pärast tõsta sellega koos külmkappi. Tavalise miksri puhul on ikkagi vaja eraldi nõud, millega seda teha. Nii et selles mõttes on ta selline hea abiline. Võib-olla paljudel on meie Speedi juba kodus olemas, siis ma natukene näitan, mille poolest võib-olla see on täiustatud. Tema hea või tema mahuti osa siis on meil siis kann 1,25 liitrit. Kannu põhjas on silikon tihend. Miks see vajalik on, sest kui te hakkate vahustama laua peal, siis te võite näiteks, kui te tahate ka teha teinekord täiesti elektrimiksriga. See on ju ka täiesti võimalik. Sel juhul te saate kasutada sellist vahustusrõngast siin peal, mis on meil ilusasti siia käib peale, on olemas. Ja kui te nüüd sellega teete, siis teil ei ole vaja karta, et midagi kuskilt välja pritsib. Ja teine asi, te võite ka minna köögikapi juurde midagi lisaks võtma ja te ei pea kartma, et kui teil elektrimikser siin sees töötab, et te võite ta lahti lasta ja minna käia võtta oma asjad ära.
tänu sellele silikon tihendile tekib lauaga kokkupuute sõõrdumisjõud ja ta nagu haakub laua külge, ehk siis ta ei kuku ümber. See on siis, kui te tahate elektrimiksriga töötada. Aga kui on meil nüüd olemas kohe päris see oma Speedi, siis näete, meil on siin ilusasti vahustajad. Paneme selle kannu. Meil on olemas gaas. Me paneme selle kaane peale ja selle kaane puhul on siis oluline jälgida, et siin on, näete, sellised lukustuskohad, kus ta siis kinni haakub. Seega, kui ma ta siia peale ilusasti nüüd niimoodi ära panen, siis ma saan ta kinni keerata, ehk siis lukku. Ta ei tule enam siit lahti, tuleb ainult koos selle kaane osaga. Nii, ma panen siia peale sanga või siis vända, mis siis läheb kenasti klõpsuga kinni. No nii, kus meil nüüd siit natukene on jäänud lahti. Näen kohe, kust valesti on, siit on natukene. Nii et kui täpselt kohakuti ei pane, siis võib ikka alati juhtuda, et kuskilt läheb midagi nihu. Nii, nüüd on ta kinni, käib klõps, läheb peale. Ja sellel mikserkannul või Speedil on siis 2 erinevat kiirust. Need on siis ilusasti siin peal, kuidas ma nüüd teile näitan, näha. Ehk siis on olemas 1 kriips ja 2 kriipsu, vastavalt siis kuhu te selle sanga keerate. Kas teil on vaja seda teha nii-öelda vedelamate asjade jaoks? Kui nüüd taigen läheb paksuks, te enam hästi ei jõua vändata, siis te muudate selle kiirust ja saate nii-öelda vabamalt ja kiiremini vahustada. Kui te tahate teha majoneesi näiteks, siis teil on olemas siin lehtriauk. Teil on kaasas lehter, siin samas komplektis saate panna siia, kusjuures vänt käib kenasti üle, pole vaja karta, et kuskile takerdub. Te saate lisada vajadusel äätikat, te saate lisada toiduõli ja niimoodi siis kasutada seda, kus juures öeldakse, et majoneesi tegemisel on väga oluline toiduõli lisada siis nii-öelda vähekaupa, et samal ajal, kui see õli niriseb, siis teie saate vahustada. Selleks on ka sellel lehtril olemas siis nii-öelda lukustusasend või siis poole vinna asend, nagu me ütleme. Ehk siis te saate ise reguleerida, kuidas see õli parasjagu siis sinna juurde läheb. Samamoodi on siin olemas mõõdud, ehk siis saab ka ära panna kohe 50 milliliitrit näiteks õli või on teil 30 vaja, panete kindla mõõdu peale, kaldate õli ära ja saate hakata seda siis nii-öelda kasutama. Ehk siis ka selline lisavariant. Ja täna ma tahangi siis teile tõestada, et kui meil on olnud väga palju võib-olla selliseid vaidlusi sel teemal, et mis on siis parem, kas käsitsi vahustada, visveldada, kasutada elektrimiksrit või siis näiteks just nimelt meie Speedit, siis ma näitan teile, mismoodi meie Speediga tuleb välja siis munavalge. Kui hea ja kui tugev see vaht tuleb ja selleks loomulikult, nagu te kõik teate, on meil tarvis munavalget ja me saame selleks siis kasutada meie köögikatit. Saan siis selle muna kenasti siin peal ära eraldada. Nii. Näete, tuleb see valge siit kenasti kõik läbi, ei ole vaja karta, et see kollane kaasa tuleb. Kollase ma panen ilusasti siia segistisse, võtame teise munavalge veel, et võib-olla videoesitlusel ei ole alati muidu see ühe tulemus näha. No nii, eraldame selle teise ka ära. Liigutada natukene. No nii, siit ta tuligi. Ja nüüd paneme selle munavalge mikserkannu. Kui teil on teinekord tarvis vahustada või segada midagi ka siin mikserkannus peale selle toidu valmimist, te teete seda vispliga, siis näiteks, kes seda veel ei teadnud, et seda visplit, kui teil ei ole võimalik panna kuhugi laua peale või mingi aluse peale, te saate selle alati panna meie sanga sisse.
sel juhul saate seda alati mingil hetkel edasi kasutada, te ei pea kartma, et teie köögilauapind või tööpind saaks mustaks või te peaks seda vahepeal pesema, siis alati aitab see, et erinevad köögiriistad, on see pannilabidas, on see visper või on see minikulp, seisab kenasti siin saba sees. Ja nüüd, kui teil oleks võimalik panna tööle elektri või ütleme kell, siis te võib-olla võiksite mõõta aega, natuke lärmakas on nüüd praegu, mõõta aega umbes 30 sekundit, võib-olla isegi natukene vähem. Mina näen seda kellaaega video pealt, et kui kaua meil selleks kulub. Vajadusel võin siis seda kiirust ka muuta. Ja umbes 20-25 sekundit õnnestub mul siis seda varustada. Elektrimiksriga seda tehes on tulemuseks see, et teil peaks see mikser ikkagi veel töötama. Antud hetkel on see munavalge mul valmis. See ei võtnud sugugi kaua aega ja kui te tahate kontrollida, kas ta on tõeliselt tugev, siis ei ole vaja teha muud, kui tõsta endale pea kohale ja teil pole vaja karta, et see välja tuleks. See on tõestus sellest, et mis tahes miksriga läheb teil väga-väga kaua aega, et see pesee või biskviit või see munavalge valmis saada, aga tupperware'ga teete te selle ära vähem kui poole minutiga ja tulemuseks on väga tugev ja õhuline munavalge, mis siis näitab ka seda, et ükskõik millised küpsetised kõik tulevad väga hästi sellega alati välja. Igal juhul tänan teid tähelepanu eest. Tulen teie koju järgmisel neljapäeval taas. Ma arvan, et teemat ma teile veel täna ei ütle, aga meil on aprillis väga palju uusi ja huvitavaid asju või ka vanu ja tuttavaid asju, millest rääkida. Nii et rõõm oli teid näha ja kohtume juba järgmisel neljapäeval ikka ja jälle kell 6. Tšau, tšau!